ei pöörduks ära sinust, vaid meie süda ka hoiaks, issand, sinu poole. Sina oled meie päästja, ainuke päästja. Ja nii me palume ka, et meie maal võiks see rahu kesta. Palume, issand, õnnista meie linnavalitsust, meie riigivalitsust, et neil oleks tarkus teha õigeid samme astuda. Jumal, et me saaks rahus elada, võiksime õnnelikud olla ja võiksime oma lapsi kasvatada. Õnnista niimoodi, issand, kõiki, kes me oleme täna siia kokku tulnud. Luba meile ka tervist sinu käest ja palume, issand, eriti hoidmist ka lastele, kui nad on kooliteel, kui nad on igapäevase elu juures. Issand, hoia neid õnnetuste eest ja luba ka, et päev-päevad nad võiks õppida sind tundma ja mõistma, et sina oled ka nende päästja. Aamen. Võime istuda. Ja lapsed võivad vist minna nüüd pühapäevakooli. Nüüd on see hetk, kus me võime üle vaadata, mida ja mis võimalused meie käes on tulevastel pühapäevadel ja nädalapäevadel. Et ma palun, et ekraanile tuleksid ka mõned teated. No nii, esimene teade on COVID-i kohta, et peame distantsi hoidma. Nii nagu ka meie riigijuhid teada annavad, siis neid instruktsioone me püüame ka siin kirikus täita nii palju, kui see vähegi võimalik on. Aga usume ka seda, et oma parimat tehes paneb ka Jumal oma kaitse varjukäe juurde. Vaatame edasi. Järgmine teadeanne on 1. novembri kohta. On tulemas selline heade mõtete kohvikute seeria, see koosneb 4 erinevast kokkusaamisest või kohvikust. Ja esimene on 1. novembril. See on koht, kus on esineja, kus saab bufee moodi süüa ja saab rääkida vaimulikel teemadel. Sellest lähemalt, kuidas sinna saab, sinna tulevad ka registreerimised, seal on väikene piletiraha, 5 €. Aga kuidas sinna saada ja registreerimised toimuvad, sellest juba järgnevatel pühapäevadel ja meie kodulehel ja Facebooki lehekülgedel. Nii, ja ülejäänud osa on siis traditsiooniline. Kui Jumal lubab, siis järgmisel pühapäeval on ikka jumalateenistus kell 11. Nädala sees neljapäeval on piiblitund kell 6 ja meie kogudusest kogunevad ka mitmed väikerühmad, kes on meesterahvas, see võib tulla meestega koos kolmapäeva hommikul palvetama kell 7 ja mitmed teised väiksed grupid kogunevad veel, kes tahab täpsemalt teada, võib Urmase käest küsida, kuhu on võimalik minna veel. Aga nõnda, nii palju siis teadetest. Laulame 473, kuulen mitmest hädaohust ja peale seda kuulame pühakirja tekste Vanast Testamendist.
Loen teile 3. Moosese raamatust 23. peatükist salmid 6-22. Ja sellesama kuu 15. päeval on issanda auks hapnemata leibade püha. 7 päeva sööge hapnemata leiba. Esimesel päeval olgu teil püha kokkutulek. Ühtegi argipäeva tööd ärge tehke. 7 päeva ohverdage issandale tuleohvreid. 7. päeval on püha kokkutulek. Ühtegi argipäeva tööd ärge tehke. Ja issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudse vihk preestrile. Tema kõigutagu seda vihku issanda ees, et te saaksite meelepäraseks. Preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval. Ja päeval, mil te vihku kõigutate, ohverdage issandale põletusohvriks 1 veatu aastane oinastall ja selle juurde kuuluv roaohver, 2 kannu õliga segatud peent jahu issandale healõhnaliseks tuleohvriks ja selle juurde kuuluv joogiohver, 3 kortlit veini. Aga enne seda päeva, mil te viite ohvrianni oma Jumalale, te ei tohi süüa uudse leiba ega kuivatatud ja toorest vilja. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks kõigis teie asupaigus. Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, mil te tõite kõigutusvihu 7 täisnädalat. Kuni 7. hingamispäevale järgneva päevani lugege 50 päeva, siis tooge issandale uus roaohver. Paigust, kus te elate, tooge 2 kõigutusohvri leiba, need olgu hapnenult küpsetatud 2 kannust peenest jahust uudsjanniks issandale. Ja koos leivaga ohverdage 7 veatut aastast oinastalle, 1 noor härjavärs ja 2 jäära. Need olgu koos oma roaohvriga ja joogiohvritega põletusohvriks issandale, healõhnaliseks tuleohvriks issandale. Ja ohverdage 1 noor sikk patuohvriks ja 2 aastast oinastalle tänuohvriks. Preester kõigutagu neid 2 oinastalle koos uudse leivaga kõigutusohvrina issanda ees. Need olgu issandale pühitsetud preestri jaoks. Ja kuulutage endile samaks päevaks püha kokkutulek. Ärge tehke siis ühtegi argipäeva tööd. See olgu igaveseks seaduseks teie sugupõlvedele, kus te iganes asute. Ja kui te lõikate oma maa vilja, siis ära lõika oma põlluääri sootuks ja ära noppi üles, mida su lõikuse järelt saaks noppida. Jäta see kehvale ja võõrale. Mina olen issand, teie Jumal. Aamen. Ja loeme veel koos ka 23. psalmi. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Aamen. Laulame ühislaulu Laiad väljad valendavad, laul 260 ja selle laulu ajal paneme kokku ka vabatahtliku ohvrianni Jumalariigi töö heaks.
tõuseme tänupalvele. Ja taevane Isa, me südamest täname sind sinu armu ja helduse eest. Issand, me täname sind ka selle aasta eest, mil on võinud külvata, aga mil me oleme võinud ka lõigata. Issand, see on sinu soosing, sinu abi. Issand, ja me kiidame ja austame sind ja tõstame kõrgeks sinu püha nime. Issand, me täname sind, et me oleme võinud ka midagi nüüd kokku panna, et sinu riigi töö võiks edeneda. Issand, palume, et sa õnnistaksid seda. Õnnista igat ühte, kes on midagi pannud. Issand, aga ära mine mööda neist, kel on praegu raske, kellel on puudus käes. Issand, aita sina. Me täname ka, et me võime oma tänu ja palvetega tulla sinu ette. Ja koguduse kätte on usaldatud ka üks palvesoov ühe koolipoisi eest, kellel on olnud mitu päeva palavik ja me palume, et sina aitaksid teda. On avastatud, et puuk on olnud talle õla sees. Issand, me palume sinu tervendavat väge sekkuma sinna olukorda, issand, aita seda väikest poissi. Issand, aga sina näed meid kõiki siin, kes me praegu siin oleme. Meil on omad tugevused, aga meil on omad puudused, nõrkused. Issand, me vajame sind. Me vajame sinu abi. Issand, me vajame ka sinu käest tervist ja kosutust. Issand, me palume, aita sina. Kosuta, julgusta, tõsta meid üles. Aita meil olla ustavad sinu järgijad igal päeval. Issand, me täname, et me võime paluda ka meie eestpalve koguduse eest, Valga koguduse eest. Issand, me palume selle väikse koguduse sinu armu alla, et seal paigas võiks julgelt kuulutatud saada sinu sõna ja et see oleks meelevallaga korda saatma seda, milleks ta on välja läkitatud, issand. Me palume oma maa ja rahva jätkuvalt sinu kätte. Issand, me vajame tarkust ülevalt meie juhtidele, issand, nii erinevatel tasanditel. Issand, me palume oma koguduse jätkuvalt sinu kätte. Issand, õnnista oma sõna meie keskel. Puuduta, pühitse meid kõiki. Ja kui täna ka me kuuleme jutlust peatselt, siis me palume, et see oleks avatud. Sõna oleks avatud meie keskel. Õnnista seda meie keskel siin. Issand, me palume maailma eest, maailma rahu eest. Nii palju on kurjust. Me palume, et sina pidurdaksid seda. Issand, ära võtta oma kätt ära sellelt maailma pealt, vaid hoia ja kaitse. Piira kurjust, issand. Sina näed ka sõda seal Mägi-Karabahja piirkonnas, issand. Me palume armu sinu käest, issand. Alasta. Issand, sina näed, on palju neid, kes kannatavad üle kohtu käes. Issand, alasta, anna armu. Too esile õiglus, issand. Issand, siin me oleme sinu ees. Me kiidame ja austame sind. Me tõstame üles kõrgeks sinu püha nime. Sa oled kiitust väärt, issand. Kõige selle eest, mida sa oled teinud ja tegemas. Issand, aga kõneta nüüd meid jätkuvalt. Aamen. Me võime istuda. Taas on võimalik oma südant häälestada lauluga. Me laulame koos laulu 443, Nõuad sa õnnistust, õnnista sa. Kui see laul on lõppenud, siis jagab Hannes Keernik meile Jumala sõna. Ja peale Hannese jutlust jääb muusika vaikselt mängima ja on väikene, lühikene isiklik palveaeg ja mõtiskluse aeg. Ja seejärel lõpetame selle jumalateenistuse ühispalvega.
Hea kogudus, soovin õnnistatud pühapäeva. Käesoleva jutluste seeria viimaseks teemaks on ükskõiksus, tõepoolest nii nagu juba mainitud. Ükskõiksus võib tunduda nendest 4 kiusatusest ehk kõige leebem, aga kuna ükskõiksusele on pühendatud terve jutlus, siis see ei saa ju ometi tähtsusetu olla. Ja avastasin enda jaoks, et pigem on vastupidi. Ükskõiksus ei ole midagi uut. Alati on leidunud inimesi, kes on sulgenud silmad selle ees, et mis nende ümber toimub. Distantseerunud teiste probleemidest, mööda vaadanud abivajajatest. Nendest, kes on kuulunud vähemusse, kas siis sotsiaalselt või kultuuriliselt. Nendest, kes on elanud ja kes elavad ühiskonna äärealadel. Nendel äärealadel, mille on tänapäeva ühiskond ise loonud. Aga tänaseks on üksikisiku ükskõiksus võtnud sellised mõõtmed, nii üüratud mõõtmed, et me võiksime rääkida isegi juba teatud mõttes ükskõiksuse globaliseerumisest. Ükskõiksusel teiste inimeste ja laiemas mõttes loodu suhtes on palju tahke ja vorme, kuid kõigi nende alge on üks. See tuleneb ükskõiksusest Jumala vastu. Me oleme hakanud mõtlema endist kui enda rahulolu loojatest. Ja selle tulemusena on meil tekkinud tunne, et me ei võlgne kellelegi midagi. Oleme võlgu vaid iseendale ja me seetõttu ajame taga vaid oma õigusi. Ükskõiksus Jumala suhtes ületab indiviidi enda isikliku sfääri. Ükskõiksus oma looja suhtes või hoopiski tema eitus sünnitab julmust ja vägivalda ning reostab inimsuhteid kaugemal kui see inimene. Sellepärast, et sellisel juhul ei tunnistata enam mingisuguseid norme ega piire, mis on ühiskonna ühtsuse säilimiseks ja kooshoidmiseks vajalikud. Ükskõiksus väljendub huvi ja osavõtlikkuse puuduses, aidates kaasa ebaõiglusele ja tasakaalutusele inimsuhetes. Ja see omakorda varem või hiljem viib konfliktideni, sest rahulolematuse õhkkonnas varem või hiljem midagi plahvatab. Ükskõiksus teiste vastu ilmutab end erinevatel viisidel. Võib olla väga hästi informeeritud, võib kuulata raadiot, lugeda ajalehti, vaadata televiisorist uudiseid, aga seda teha vaid mehaaniliselt, ilma igasuguse osavõtlikkuseta. Kahjuks peab ütlema, ja võib-olla sina nõustud selle väitega, et tänapäeva meeletu infovool iseenesest hoolivust ei kasvata, vaid pigem kahandab. Sellise infolaviini all on oht jääda tuimaks, kaotada tundlikkus ja arusaam probleemide mõõtmetest. Selles infovoos jõuavad meieni iga päev sõnumid sõdadest, korruptsioonist, inimestest, kes kannatavad diktaatorlike režiimide all, soolise ebavõrdsuse all, vaesuses, räsituna mitmesugustest looduskatastroofidest, tehes igapäevaselt suuri pingutusi, et taldrikul oleks söök ja tassis vesi ning püüdes leida võimalusi, et nende lastel oleks ligipääs haridusele. Need on üldjuhul probleemid, millega puutume siin Eestis vähem kokku. See ei tähenda, et need on meile täiesti võõrad, aga me peame üldistades nentima, et mujal maailmas on kohti, kus kitsikus on nii laiapindsem kui ka teravam. Järjest enam pööratakse tähelepanu elukeskkonnale ja loodusele, sellepärast et planeet Maa on meie kõigi kodu ja planeet B-d meil ei ole. Kahjuks selline mõtlemine on veel üsna uus, tekkides siis, kui tagajärjed juba ilmselgelt osa inimkonnast üha enam pitsitama hakkasid.
Kui mõtleme konkreetselt just meie planeedile kui elukeskkonnale, siis tagajärjed avalduvad sageli algpõhjuse asukohast eemal. Me võime öelda, et needki probleemid on paljuski põhjustatud inimese ükskõiksusest üksteise vastu, teise inimese vastu. Seni, kuni meil on kõik hästi, ei ole meil justkui mingit kohustust enda käitumist muuta, me ei tunne vastutust, see ei ole meie probleem, see ei ole meie asi. Kuigi hoolimatu suhtumise tagajärjed annavad endast tunda kellelegi teisele kusagil kaugemal. Ma räägin ükskõiksuse kiusatusest globaalses mastaabis. Võib-olla on sul tunne, et see jääb väga kaugeks. Meie hoolivus ei ulatu igale poole. Ometi ma tunnen heameelt, et Saalemi kogudus, kes on ise aastate jooksul leidnud igakülgset toetust nii lähemalt kui ka päris kaugelt, on omakorda ise pakkunud tuge, mis ulatub üle riigipiiride. Liibanoni plahvatuses kannatanute abistamise ja Süüria põgenike töö heaks kokku pandud eriannatused on vaid mõnedeks näideteks. Ja täna mõtleme Armeenia, Aserbaidžaani vahelisele konfliktile, nagu juba palves mainitud, mis paisus sõjaks, kus on hukkunud palju inimesi ja võimalik, et meil on võimalik ulatada vastavate kanalite kaudu nendelegi abi. See näitlikustab, et meie mõju võib ulatuda päris kaugele, kui me oleme valmis selle nimel panustama. Selle jutluste seeria esimene jutlus tuletas meelde, kasuta oma mõjuvõimu, kasuta oma head mõjuvõimu. Jah, meil kogudusena ei ole mis materiaalset võimekust, et lahendada suuri maailma probleeme. Aga midagi meil on ja kedagi suudame me aidata. Ja isegi siis, kui me ei saa seda füüsiliselt ja materiaalselt teha, ei anna see meile õigust ükskõikseks jääda. Usud sa, et ka palvel on oma hea mõjuvõim? Loomulikult vaatame me esmalt enda ümber. Võib-olla on keegi, keda saame toetada lähedal. Oleme kogudusena osalenud meie linnaosa ettevõtmistes, ka reha käes, kui vaja. Sellel samal põhjusel on mul hea meel, et järjekordse lõikust tänupüha Anni paneme kokku ja ulatame just nendele, kes peavad elama puuduses siinsamas lähedal, meie keskel tegelikult. Need Annid on ilmselgeks märgiks meie tänulikkusest ja nende edasiandmine märgiks meie püüdest armastada inimest, kes ootab sirutust. Et rõhutada ühtekuuluvust, nimetame me sageli kirikus üksteist vendadeks ja õdedeks. Me räägime vendlusest. Kuigi me ei pruugi olla veresugulased, on meil ometi vaimne osadus. Ja see ühendab meid, see on meie ühisosa. Kui mõtleme ajas tagasi ja loeme piibli päris esimesi lehekülgi, leiame sealt vendluse esimese näite, Kaini ja Aabeli näol. Nemad olid vennad, päris vennad kohe. Nendes voolas sama veri ja nad kasvasid sarnases keskkonnas üles. Neil oli sama päritolu, sama väärikus. Aga nende suhe vendadena hävines. Kain mitte ainult ei suutnud taluda Aabelit, vaid suures vihahoos ka tappis tema. Nii nagu Jumal lähenes Aadamale ja Eevale, kui nemad olid oma suhte loojaga rikkunud, et osutada nende mõtlematusele, nii lähenes ta ka Kainile, et meenutada temale tema vastutust oma kaasinimese ees, oma venna ees. Esimese Moosese raamatu 4. peatükis on kirjas: aga issand küsis Kainilt, kus on su vend Aabel? Ja tema vastas: ei mina tea, kas ma olen oma venna hoidja? Ja tema ütles: mida sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole. Kain
ei tundnud mingit vastutust oma venna saatuse ega elu ees. Ta oli täiesti ükskõikne oma venna suhtes, hoolimata ühisest päritolust. See on inimkonna lugu ka tänapäeval. See oli ükskõiksuse üks esimestest ilmingutest, mis nüüd on inimkonna kasvades koos sellega paljunenud. Ometi Jumal on jäänud samaks. Jumalale läks Aabel korda. Ta soovib olla osaks inimese saatusest. Hiljem, kui Iisraeli rahvas oli Egiptuses orjadeks, kõnetab ta Moosest öeldes: ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast. Seetõttu ma tean nende valu ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt maalt viima heale ja avarale maale, mis piima ja mett voolab. Pange tähele Jumala sekkumist ja milliseid sõnu nendes salmides kasutatakse. Ta näeb, kuuleb, teab, tuleb alla, päästab ja viib. Ta on osavõtlik ja tegutseb. Samamoodi saatis ta oma poja, kes mitte ainult ei õpetanud rahvast, vaid tundis huvi nende käekäigu vastu. Kas inimestel oli süüa? Matteuse evangeeliumi 20. peatüki 3. salmis näeme, et ta tundis muret, kas inimestel on tööd. Lisaks sellele, et ta hoolis meestest ja naistest, märkas ja hoolis ta kaladest järves, lindudest ja taimedest, mida ta nii palju kasutas oma õpetuse illustreerimiseks ja selgitamiseks. Aga see hoolimine ei väljendanud ainult tähelepanelikkuses. See väljendus konkreetsetes tegudes. Ta rääkis inimestega, aitas abivajajaid ja näitas mitmel viisil välja oma poolehoidu ja andestust nende suhtes, kes olid ebaõiglaselt ühiskonna poolt maha tallatud või kandsid ebaproportsionaalset karistust oma süü eest. Mõnikord me ütleme, ära võtta isiklikult. Eks selles ole oma tasakaal, mida võtta isiklikult ja mida mitte. Ma usun, et Jeesuski ei võtnud iga pilget ja tögamist alati isiklikult. Aga mis puudutas inimeste abipalvet, mõnel juhul isegi appikarjet, ei jätnud ta sellele kunagi vastamata. Ükskõiksuse kiusatus. Kui ma peaksin täna kuhugi rõhu asetama, siis see oleks kahtlemata võta isiklikult, võta rohkem isiklikult. Markuse evangeeliumi 6. peatükist loeme, et kui teda olid kuulama tulnud 1000 inimesed, aeg oli hiline, siis läksid neil pärast Jeesuse õpetuse kuulamist kõhud tühjaks. Kui jüngritel oleks käe peal olnud käekell, siis nad oleksid seda närviliselt vaadanud, sest nad soovitasid Jeesusel inimesed kiiremas korras ümberkaudsetesse küladesse sööma ja puhkama saata. Nad tahtsid, et inimesed saaks iseenda probleemile lahenduse leitud, kuigi neil endil oli piisavalt toitu iseendi jaoks. Jeesus aga ütles, andke teie neile süüa. See on ükskõiksus. Kui sinul on võimalik muret või valu leevendada ükskõik mis vahendiga ja ükskõik mis määral, aga sa otsustad seda endale hoida, sest muidu jääb sinul vähemaks. See on ükskõiksus. Jeesus õpetas inimesi olema armulised. Olge armulised, nagu teie isa on armuline. Tähendamissõnas halastajast, samaarlasest õpetab ta abivajaja juures peatuma ja mõistab hukka hädasolija kõrvalt ringiga mööda minemise. Luuka evangeeliumi 10. peatükis salmid 30-34 on kirjas. Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriku poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane.
Kui ta jõudis temani ning nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Kasuta ükskõik mida, kasuta käepäraseid vahendeid, alustades oma ajast, ükskõik kui kiire sul ka ei oleks, et pöörata tähelepanu ja osutada tegudega abi ja hoolt. Ükskõiksus otsib igasuguseid vabandusi, see tahab pugeda eeskirjade, ühiskondlike tavade, eelarvamuste ja kõikide asjade taha, mis meil on plaanis teha. Ja sellele vastandub Jumala arm. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna puuduses olevat, ent lukustab oma südame tema ees, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Paulus kutsub Rooma kristlase osavõtlikkusele ja kaastundlikkusele, öeldes rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Veel enam ta kutsub korintlasi üles kokku panema raha jõudu mööda, kuidas ta käsi lubab, et näidata ühtsust nende vastu, kes elavad koguduses keset puudust. Ükskõik, kus tema kogudus on tegutsemas, peab tema järgijate elude kaudu olema tegutsemas ka tema armulisus. Olgu see siis koguduse siseselt kui ka väljaspool seda, linnas, liikumistes, ettevõtmistes, nii kaugel, kui meie mõju ulatub. Ega me päris täpselt ei tea, miks preester ja leviit läksid poolsurnud kannatanust mööda, sellepärast, et tähendamissõnas ei ole kuigi täpselt kirjeldatud selle mehe päritolu või kuuluvust. Aga proovime kujutada ette nelja stsenaariumit. Igaüks nendest kirjeldab ükskõiksuse vormi või tüüpi. Olen andnud nendele nimed, mis kõlavad ehk kohmakana ja viitavad sellele, et need on oma loomingu tulemus ja tõepoolest nii ongi. Neid ei leia ühestki filosoofia õpikust, aga nende mõistete sisu pärineb filosoofilt nimega Halvard Lillehammer. Kujutage ette, et preester ja leviit olid lihtsalt liiga laisad, et aidata kannatanut, keda nad teel kohtasid. Sellisel juhul nad oleksid näidanud välja apaatset ükskõiksust. Apaatsuse all mõistetakse huvi puudumist ümbritseva suhtes. Neile lihtsalt ei läinud korda, mida nad nägid. Sellisel juhul nad ei soovinud kannatanule otseselt midagi halba. Neil ei olnud mingit agendat ega ka eesmärki või põhjust. Kannatanu olemuses ei olnud nende silmis midagi vastumeelset. Huvi puudumine ei olnud üldse seotud sellega, kelleks nad kannatajad pidasid või kuidas abivajaja välja nägi. Nad lihtsalt ei pidanud seda endasse puutuvaks. Selle põhjuseks võis olla mingisugune sisemine konflikt või trauma. Ja sellisel juhul oleks nii preester kui leviit olnud omamoodi ise abivajajateks, hingeliselt. Kujutage ette, et preester ja leviit olid liiga mures oma sihtkohta jõudmise pärast ja neil ei olnud lihtsalt aega, et tegeleda kellegagi. Sellisel juhul oleksid nad välja näidanud nii-öelda silmaklapi ükskõiksust. Põhjuseks, miks meil on mõnest asjast ükskõik, on mõnikord see, et me hoolime teisest asjast ja selle tulemusena ei pööra me üldse teatud inimestele või olukordadele tähelepanu. Meil on justkui silmaklapid peas selles mõttes, et meil on eesmärk ja me ei suuda keskenduda millelegi muule. Näiteks autoteed ülekäigurajal ületades on meie tähelepanu valgusfooril ja autodel, veendumaks, et autojuhid meid märkavad ja jäävad seisma. Ja me ei tuvasta üldse inimesi, kes meile vastu tulevad. Meil võib vastu tulla keegi tuttav, aga me ei pane seda tähele. See ükskõiksus on okei, kuni eesmärgi tähtsus õigustab üheselt meie tähelepanematuse.
Oleks aga ilmselgelt kummaline, kui me tööintervjuu järjekorrapingil istudes otsustaksime eirata oma kõrvalistuja vigastust või mingisugust tõsist terviseriket, sest see juhtum võiks meid tööintervjuu mõttes liiga rivist välja lüüa. Meil kõigil on kiire ja vähe aega, aga proovi kiirustada nii, et sul jätkub vähemalt aega pilku kõrvale pöörata ja adekvaatselt hinnata, kas on kedagi, kes on hädas ja võib vajada sinu peatumist, seisatust, kõnetust, tuge. Kujutage ette, et preester ja leviit ignoreerisid kannatanut selle tõttu, et ta oli teise sotsiaalse või usulise taustaga. Sellisel juhul nende ükskõiksus oleks olnud valiv. Mõnikord valikuliselt me otsustame millestki või kellestki mitte välja teha, et demonstreerida oma erinevust või eraldatust sellest. Me läheme kaarega mööda, et anda mingisugune sõnum sellele, kellest me möödume. Siinkohal tuleb taas mainida, et ega ükskõiksus ei olegi nii üheselt võttes alati paha. Võib-olla on keegi sinule midagi öelnud tänaval õige inetut, võib-olla on kellegi sõnad olnud eriti teravad just selle tõttu, et oled kristlane. Sellisel juhul ongi hea, kui need sõnad tulevad ühest kõrvast sisse ja lähevad teisest välja, sest neid sõnu enda südames kanda on liiga suur koorem. Aga valikuline ükskõiksus võib olla ka kiusatus, oht, sest sellise distantseerumisega me võime teha suurt kahju inimesele, kellele me demonstreerime, et meil on temast suva. Kui sa eirad igapäevaselt ühe kolleegi nõuandeid ja arvamust, aga avalikult noogutad mõne teise kolleegi nõuannete ja kriitika peale, et näidata, kes on sinu õiged sõbrad või sinu silmis õige autoriteet, siis valikuline ükskõiksus ei ole õigustatud. Kujutage ette, et preester ja leviit ignoreerisid kannatanud selle tõttu, et nad mõlemad liigitasid ta mingisugusesse ühiskondlikku rühma, mille liikmed on loomuomaselt väärtusetud. Sellisel juhul oleks nende ükskõiksus eemaldanud abivajajalt väärtuse, seda võiks nimetada nullivaks ükskõiksuseks. Nulliva ükskõiksuse puhul tõmbab üks inimene teise suhtes mingisuguse piiri ja teisele poole piiri jääv inimene paigutatakse mingisse vähem väärtuslikku rühma või peetakse üldse väärtusetuks või lausa soovimatuks. Ilmselgeks näiteks on siin rassism, mille puhul eiratakse või madaldatakse teise nahavärviga inimesi. Kui lasta sellisel eiraval ükskõiksusel maad võtta, võib sellest välja areneda vaenulikkus. Ole tähelepanelik enda käitumise osas. Ükskõiksuse kiusatus võib jätta süütu mulje, kuid selle pinna all võib olla tõsine probleem. Sageli on need ükskõiksuse 4 vormi omavahel seotud, võib-olla isegi eristamatud. Kui märkad ükskõiksuse puhul endas jälgi, katsu läbi, kas see on eesmärgistatud, kas see on teadlik ja tahtlik ja kui on, kas eesmärk õigustab seda, sest oht on, et keegi jääb selle tulemusena abist ilma või veelgi enam, saab rohkem haiget. Mõned nädalad tagasi ma juhtusin lugema Postimehest ja seal oli üks artikkel, õigemini intervjuu Eesti luuletaja Viivi Luigega ja ta ütleb seal ühe mõtte, millega ma olen igati päri. Ta mainib seal intervjuu käigus, et sõna sallivus tähendab vaid ükskõiksust. Teisel sõnal, ligimese armastusel, ei ole sallivusega midagi ühist.
kui keegi kedagi sallib, tähendab see seda, et ta surub oma vastumeelsuse alla, vältides tüli. Ega see ju ei kõla ka kuigi hästi, kui me ütleksime kellelegi lähedasele, et ma sallin sind, ma talun sind. Tekiks kohe küsimus, et mis asi see on, mida sa pead minu juures sallima, mis asi see on, mida sa pead minu juures taluma. Hea kogudus, Jumal on oma näo järgi loodud inimesi kutsunud hoopis millekski enamaks kui üksteise väljakannatajateks, sallijateks. Kuigi mõnel juhul, keset maailma kõige kohutavamaid konflikte ja koletumat viha, paistaks seegi juba edusammuna. Kui kasutada Kaini ja Aabeli lugu ja laenata sealt mõnda sõna, siis ta on just nimelt kutsunud meid olema oma venna hoidjad. Olgem oma venna ja õe hoidjad. Aamen. Tõuskeme lõpupalvele. Jumal, aitäh selle eest, et sa oled meid kutsunud. Aitäh selle sõna eest, mis me oleme täna kuulnud. Me palume, et me võiksime suuda seda järgida, olla oma venna ja õe hoidjad. Kui läheme siit oma koduteele ka, siis palun, et sa kaasa tuleksid meiega. Märkama inimesi lähedasi oma ümber, märkama abivajajaid, meie naabreid, meie töökaaslased, kes iganes me ette satub kõrvale. Jumal, palun, et me võiksime vähem mõelda enesele ja rohkem sinule ja sinu riigile. Anna meile neid silmi, mis märkavad ja suudavad aidata. Tahame paluda su õnnistust me maale ja rahvale ka sellel keerulisel ajal. Tänu sellele, et sa ei ole meid kunagi unustanud ja sinu kätesse võime end ka täna usaldada. Aamen. Jääge me korraks seisma
kohe on võimalus laulda viimane lõpulaul. Aga enne seda tahan öelda suur aitäh kõigile, kes on tänase jumalateenistuse õnnestumiseks oma panuse andnud. Aitäh Hannesele, kes on tõsise sõna jaganud meiega. Aitäh Leale, kes ka klaveri taga teeninud. Aga suured aitäh ka kõigile neile, kes on need annitunud siia kirikusse kaunistuseks, veel enam jagamiseks nendele, kes vajavad abi. Aitäh teile, kes te olete selle ruumi kauniks teinud. Aitäh, kes te olete palvetanud meie eest ja koguduse eest. Ja viimaks, kõik tegusid näeb ainult Jumal. Olgem tänulikud temale. Laulame viimase laulu, laul 277. Vennad, see on meie kohus. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaim osadus olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.